Nii, kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada selle väga põneva, sisuka ja tegelikult ka üsna tasavägise väitluse eest. Ma annan teile nüüd tagasiside ja see, kuidas ma seda teen, on see, et ma kõigepealt ütlen teile selle väitluse võitja ja siis ütlen teile, miks see otsus niiviisi tuli. Ehk siis selle väitluse võitis eitav pool ja see tuli tegelikult üsna niiviisi terve selle väitluse põhjalt, et siin ei olnud mingisugust ühte kindlat küsimust, mis selle oleks eitusele kindlasti ära võitnud. See kõige suurem küsimus selles väitluses ehk siis riiklik julgeolek, millega mõlemad pooled oma kriteeriumiks tõid, ei olnud minu jaoks selline väitlust võitav, ehk siis kõik need väiksemad asjad tulid ka sinna juurde ja lõpuks siis kallutasid selle väitluse sinna eituse poole. Ja ma läheksingi nüüd järjest siis sellelt suurelt küsimuselt järjest väiksemate küsimuste peale, ehk siis kõigepealt räägiksingi sellest riiklikust julgeolekust ja kuidas seal siis need asjad olid. Ma arvan, et kumbki pool oleks tegelikult saanud selle väitluse võita juba puhtalt selle riikliku julgeoleku punkti pealt, kui kumbki teist oleks näidanud seda, et missugused need numbrid päriselt on. Kui palju inimesi on siis vastavalt ajateenistuses meil võtta sellel sõjahetkel või kui palju on siis palgaarmees neid inimesi võtta. Kui te oleksite näiteks jaotusest öelnud, et palgaarmees on hästi vähe inimesi ja nad lihtsalt ei suuda seda piisavalt seda vastase pealetungi siis peatada, eks ole, siis oleks olnud mulle selge, et kui teie oleksite öelnud, et palgaarmees on nii vähe inimesi, et me suudame nagu selle kulutuse piisavalt ära katta, siis see oleks selgelt näidanud, et see efektiivsuse punkt tuleb teile kindlasti ära. Samamoodi kui eitusest oleks öeldud, et selles palgaarmees on nii vähe inimesi, et me lihtsalt ei suuda neid vastase vägesid siis piiri peal kinni panna selle palgaarmeega, sest et liiga vähe inimesi on, siis oleks eitus selle pealt suutnud juba suhteliselt palju enda poole kallutada selle väitluse. Või siis vastupidi, kui te jaotuses oleksite öelnud, et palgaarmees on piisavalt inimesi, ehk siis need numbrid on piisavalt suured, selleks, et me suudame nad seal piiri peal kinni panna nende numbritega, siis see oleks teinud oluliselt usutavamaks selle stsenaariumi ja samamoodi siis eitusest, kui oleks öeldud, et need numbrid on nii suured selles palgaarmees, et need kulutused lähevad nii üüratult kalliks, eks ole, siis see oleks jällegi teile andnud oluliselt rohkem seda kaalu juurde sellele pointile, mida te tegelikult tahtsite teha. Aga te ei teinud seda, te ei andnud mulle neid numbrid. Ehk siis see, kas see palgaarmee on võimalik alternatiiv, jäi minu jaoks ebaselgeks. Nii et ma pidin minema siis järgmiste punktide juurde. Järgmine punkt, siis, mida ma kaalusin, oli ajateenistuse erinevad probleemid, mis võivad tekkida siis selles sõjaolukorras või ka siis selle ajateenistuse treeningu ajal, eks ole. Esimene punkt oleks logistika. Ma usun või nagu ma jäin uskuma seda, et asi ei ole nii hull nagu jaotus väidab, et meil on nagu hästi palju inimesi vaja kokku tuua ja meil on täiesti võimatu seda teha. Ma jäin uskuma seda analüüsi eitusest, kui mulle öeldi, et meil tegelikult on selle jaoks juba plaanid olemas ja see ongi sisuliselt kõige suurem ülesanne, mis ajateenijatel on, mida nad kõige rohkem õpivad, et kuidas tulla selle mobilisatsiooni ajal kokku, kuidas saada need kehad sinna vastasele lihtsalt vastu, eks ole. Ma usun ka, et palgaarmee oleks kindlasti mobilisatsiooni ja logistika koha pealt parem, aga ma ei tea, missugusel määral, sest et te seda nagu nii sügavuti ei analüüsinud minu jaoks. Ehk siis ka see punkt jäi natukene ebaselgeks minu jaoks. Ma arvan, et mõlemad pooled saavad selle logistikaga hakkama. Ma arvan, et palgaarmee saab natukene paremini hakkama, aga ma ei jäänud veel uskuma, et see on nii suur, et selle pealt näiteks väitlus võita. Siis räägiti mõlemalt poolt sellest, et missugused on need õigused, mida võib-olla rikutakse siis ajateenistuse kohustusega. Ja minu jaoks
see, kas need õigused nagu on rikutud või kas see õiguste piiramine on siis piisav põhjendus, et ajateenistust mitte teha, jääbki tuginema puhtalt sellele, kas see siis on päriselt nagu alternatiiv olemas palgaarmee näol. Ja praegu tulenevalt sellest ebakindlusest, eks ole, mida ma juba selgitasin, et kas see palgaarmee päriselt on võimalik, ehk siis te ei toonud neid numbreid välja, eks ole, siis see õiguste punkt pigem läheb jaotusele. Küll aga ma arvan, et sellises väitluses, kus teil on mõlemalt poolelt kriteeriumiks toodud, peamiseks kriteeriumiks ikkagi riigi julgeolek, siis see õigustuse punkt ei ole veel piisav, et seda väitlust nagu teie poole siis võita. Ja veel räägiti, et ajateenistuse probleemiks on need individuaalsed kahjud, ehk siis isikule, eks ole, võib tekkida mingisugune füüsiline kahju või võib tekkida mingisugune vaimne kahju. Ja ma arvan, et siinkohal ma pigem jäin uskuma eituse argumenti sellest, et tegelikult on võimalik ju kaitsevägega piisavalt reformida, et neid kahjusid leevendada sellisel määral, kus see tegelikult ei ole enam määrav argument, et mingisugused kahjud tekivad. Ma ei jäänud uskuma seda Kristiina siis ümberlüket, mis ta oma kõne lõpus tegi, et ajateenistust ei saa reformida, sest et see peabki raske olema. Ma oleksin tahtnud oluliselt pikemat selgitust siis selle kohta, miks see päriselt peab nii raske olema, seda öelda, et see lihtsalt peab raske olema, sest et see kasvatab, ma ei tea, poistest mehed. No võib-olla, aga ma siis oleksin tahtnud sinna mingisugust ka loogilist põhjendust sinna taha, miks ei saa näiteks teha poistest mehi ka sellises toetavas keskkonnas või vähemalt mingil määral toetavamas keskkonnas, eks ole. Ehk siis praegu ma siis olen jõudnud nagu sellisesse olukorda, kus põhimõtteliselt võib emmale-kummale poole minna ja see, mis siis lõplikult kaalukausi eituse kasuks kaallutas, oli just nimelt see laiendav argument, mis tuli Elinori kõnes, eks ole, kolmanda argumendina, et ajateenistus kui selline laiendab väga paljude kodanike maailmapilti, see suurendab ühiskondlikku lõimumist ja seetõttu me siis saame ka ühiskonna, mis on ise palju resistentsem siis erinevatele välisvaenlastele ja erinevatele ohtudele. Ehk siis mulle väga meeldis see laiendus, et riigi julgeolek ei koosne ainult sellest kaitseväest, vaid koosneb ka mingitest muudest asjadest, näiteks sellest ühiskonnast, mis siis on päriselt tugevam ja paneb paremini vastu mingitele ohtudele. Ja kuna sellele ei tulnud sisuliselt mingit vastust, jällegi Kristiina lihtsalt ütles, et selle eeldus, et kui selline asi saaks toimida, on see, et see ajateenistus saab selle riigikaitse siis sõjalises mõttes tagada, aga sa ei selgitanud, miks see nii on, sa lihtsalt läksid sealt edasi, ehk siis sa ei toonud mingit loogilist ümberlüket sinna, sa lihtsalt ütlesid, et see on juba ümber lükatud, aga mina ei jäänud seda uskuma veel. Seega see point jäi püsima ja seetõttu siis see kallutaski lõplikult kaalukausi eituse kasuks.